No köögilaua taga on ikka tähtsaid asju arutatud ja maailma paika pandud. Me peame ka hakkama seda nüüd tegema. Ma olen tulnud Perile ja minuga on siin Lembit. Sina mõtlesid, et sa hakkad siis pensionipõlve pidama, tuled siia, ostad mõnusa korteri ja siis hakkas selguma, et sa nagu siin korteris ei olegi üksi, kuigi sa üksi elad. Räägi see lugu siis algusest ära. Mis täpselt juhtuma hakkas? Ostsin korteri siin eelmise aasta, ütleme aasta alguses. Ja nüüd siis suvel hakkas mulle tekkima siin mingid Julianus inkassosid, mingi võõras, noh, võõra nimega mees, noh. Aga müüja oli Pekka Neumann ja võlakirjad tulid Eri Pekka nimele. No viisin siin välja, läbi siis selle isikliku juurdluse, eks ju. Tuli välja, et see Eri Pekka on Pekka Neumanni noorem vend. No aga eks neid asju ikka juhtub, et nagu ostad või üürid kas või korteri, siis eelmise omaniku või üürniku kirju hakkab tulema, isegi kui mingid võlakirjad on tühja temaga, on ju. Aga sul läks see asi nagu siis veel edasi, jah? Ma ei saanud 200 eurot pensionärile seda toetust, mis oli ette nähtud siin sügise, eks ju. Ma hakkasin otsima, et kus minu 200 kadus, et mul ka pension nõrga ja et aga kuna sul elab inimene sees, siis korras, noh. Oled ilma. Üldiselt peaks ju notar ikkagi vaatama elanike registrist ilusasti järgi. Keegi vastuta, mina sain 200 euroga mööda pükse, keegi mulle kinni ei maksa, registris öeldi, et järgmine aasta saad, aga nüüd on kuulda, et järgmine aasta kaotatakse üldse ära see. No. Aga ma saan aru, et siin majas on veel nagu murelik inimesi, et sul naabrinaisel on ka mingi mure või? Naabrinaisel on ja ka rasket muret. Ja ta mingi notariga sai ühendust Tallinnast, siis öeldi talle, et sul tõmmati nagu kott pähe, nagu öeldaks, noh, et tõsteti vägisi välja, mingi oksjon tehti selja taga ja noh, et pojad ja väimehed ja need on võtnud võlgu, ootab, kuni ta nüüd välja tõstetakse. Otsus pidi olemas olema. Lähme siis naabrinaise juurde ka? Võiks küll ja kui ta valmis on. Kui Lembitul oli tegu lihtsalt bürokraatiaga, siis kõrvalkorteris on käimas palju kurvem lugu. Saame tuttavaks, Taavi olen mina. Merike. Väga tore. Lähme siis natuke edasi. Lähme edasi, jah. Ei minul veel siin miskit. Merikese traagika algas sellest, et ta võttis pangast laenu, et poeg saaks maja osta. Võtsin mina siis Swedbankist raha. Seda oli 30 000. Teie maksite või ta ise maksis? Minu pensionist. Tema maksis küll minule, jah. Aga minul võeti, see otse läks kohe maha, tema maksis mulle sulas siis. Aga enne seda, poiss enne oli eelmises abielus. Sellest lahutati ära, aga enne seda, kui nad abielus veel olid, nad võtsid auto ostmiseks raha. Seda ma ei tea, kui palju seda võeti. Autoostul oli Merike pojale laenu käendajaks. Lubas, et maksab, mitte mida on maksnud. Aga teil võetakse üks auto käest ära või see korter käest ära. Aga korterit suure hirmuga läksin siis tütre juurde, et nad kirjutada siis kellegi lapselaste nimele. Ja tüdruk kiidab mulle peale, et ei, minu lapsed sind hooldama ei hakka. Ja läks siis jupp aega mööda. Siis tuli väimes ise minu juurde. See tütremees siis, jah? Tütremees, jah. Et kirjutab siis tema nimele. Aga pärast tuli välja, et ta kirjutas selle enda firma nimele. Ja nüüd firma pankrotis, minu korter ka. Aga mis hetkel siis see info teieni jõudis, et asi nii halb on? See info, mul tuli kiri, et see korter on juba nagu oksjonile pandud. Neid kirju ma olen siin paar tükki nüüd. Teie rahulikult elasite sees, ei teadnud, et asi on üldse nii hull, tuleb kiri, et teie korter on oksjonile pandud. Jah, ma ütlesin, et ma ei teagi, mis asja ma tegema pean. Esimene asi, ma läksin nii pabinas, et ma pakkisin kõik omad asjad kokku. Ja nüüd istungi kastide otsas, et millal siis nüüd, mis siis edasi nüüd saab. Ma ei tea üldse. Ma ei oska midagi teha ka. Esimene oksjon oli, siis mulle helistas see kohtutäitur, et kui tahate endale korterit alles jätta, makske 17 000. 17 000 enda korteri eest? Jah, selle ühetoalise korteri eest. 17 000, et korteroksjonil. Et inimesed vaatama tulla.
ei ole keegi tulnud, teist korda helistab mulle või tähendab saadeti kiri ja helistas, et 11 000. Ei olnud, 14 oli. Et tullakse vaatama, et helistab, et teisi sisse väälasta ei ole. Mida? Nüüd ei ole keegi ei kippu ei kõppu jälle. Aga ma pean kogu aeg elama mingi hirmu all, et millal nüüd tullakse, öeldakse, et võt nüüd astu välja. Et olete nagu pojale maja ostuks raha kinni maksnud, auto ostuks ja nüüd jääte oma korterist ilma? No tulebki niimoodi välja. Pojaga on siis asi niimoodi, aga siis selle väimehega, kes selle korteri oma firmale kirjutas, temaga ei ole siis üldse suhtlust olnud? Ei ole. Temaga ma ei ole absoluutselt üldsegi. Kui ma teaksin, kus ta on või mis ta teeb, ma ei tea üldse. Seda omad inimesed võivad nii häbematult käituda. Ma ei tea. No aga nüüd, kui juba need kirjad tulevad, te suhtlete kohtutäituriga, kas te olete selle väimehe käest ka küsinud? Ei saa kättegi kedagi. Ei saa oma väimes kätte? Ei saa kättegi. Oma tütart? Isegi poega ei saa kätte. Tütar on hoopis läks ära Tammsallu kolis siit Põlvamaalt. Ja väimees on teiega koos selle tütraga? Ei, 3 aastat tagasi olevat lahutuse saanud. Võtan siis esmalt ette endise väimehe, kelle firma nimele Merikese korter registreeriti. Minu nimi on Taavi Libe ja TV3-st ülitan. Ja istun siin Merikesega, kes kardab, et ta tõstetakse õige pea siit korterist välja, sellepärast, et teie ettevõtte rahaliste raskuste tõttu on see korter läinud kohtutäituri kätte. Kuidas võiks selle asja kuidagi ära klaarida, et proua Merik ei peaks kartma, et ta kodust ilma jääb? Kuidas nüüd öelda, ma tegelen nende kohtutäituritega ise täpselt sama palju. Nii. Kuidas edeneb? Niimoodi on raske ütelda, et kuidas edeneb, ütleme niimoodi, et ega mul on endal probleeme. Emad pöördusid omal ajal minu poole probleemiga, temal tütar ei aidanud, ta oleks poja pärast korterist ilma jäänud. Nüüd ongi siis, kui ainult mina selles süüdina võib ju tegelikult võita oma tütre poole, kes müüs ju meie ühisvara maha, millest ma ei saanud sentigi, sealt saab rohkem raha ju. Kust mina seda tean? Mina seda ei teadnud üldsegi. Mina sain alles hiljem sellest teada. Räpina minu pärandusmaja ju läks ka keti pärast, sinu tütre pärast. Oi jumal, ei mina tea. Ma ei seda üldse ei tea. Teie asju ei tea mina niimoodi ja siis öeldakse, et võt nüüd ole mina süüdi. Nad olid minu juurde, et korter võetakse käest ära, et keti ei aita siin, et tütar ei aita. Oli ju nii. Antud juhul keerab ta ise väga valesid asju kokku, nagu üteldakse, ta ei räägi kõike tõtt, seda... Ma ei oski tema kohta praegu antud juhul midagi öelda, aga ma olen praegu roolis ja ma sõidan linna, ma ei saa rääkida. Ta üritab siin väita, et siis teie tütar on ka mingid saaker-makkerit, aga te ei ole üldse teadlik sellest? Ei ole, ma ei tea seda üldse. Aga see selleks igatahes, fakt on see, et see korter on praegusel hetkel tolle ettevõtte pankroti pesas ja see jutt, et kuidagi midagi tagasi kirjutada praegusel hetkel ei päde, sest mingi kohtutäitur ei lase seda kirjutada. No jah, tulebki niimoodi välja, et kohtutäitur ei lase midagi teha. Ja siis öeldakse veel, et mina olen kõigest teadlik, et tütar maja maha müüs. Tütre telefoninumbrit on ka? Tal on neid vahetatud niimoodi, et ei ole ühtegi enam. Üritan harutada üht segapundart, mis ootamatult veeres mulle sülle Põlvamaal, Perikülas. Nimelt läksid perekondlikud suhted ja rahaasjad lootusetult sassi siis, kui Merike käändas poja autolaenu, see ei maksnud laenu tagasi ja hirmus, et tema korter kohtutäituritele ette jääb, laskis Merikesele kirjutada oma tütre mehe firma nimele. Nüüdseks on Merikese tütar lahutatud, firma aga pankrotis ja sellega seoses läks haamri alla ka Merikese korter. Üritame kätte saada Merikese poega, kelle võla tõttu üldse selline olukord tekkis. Samust jah, üleval teisel korrusel otsa peale jäid need akna. Ehk esialgu putkab Merikese poeg minema, saan temaga siiski silmast silma rääkida. Ema näha ta ei soovi ja kaamera ette ei nõustu samuti tulema. Gert ise ei ole nõus sinuga rääkima tulema ja ütleb, et tema ei tule seda asja klattima ja rääkima, et tema on kõik oma võlad ära makstud
et tal on mingi politsei avaldus selle kohta või menetluse lõpetamise teade selle kohta? Aga see autoraha, mis auto ostmiseks võeti, palju seda võeti ja kust ta võeti? Tema ütleb, et ta on kõik asjad ära klattinud, mis sinuga on klattinud. Ei ole. Miks minu käest võetakse selle autorahad, ta võttis juba Eesti krooni ajal. Ja nüüd nõutakse minu käest neid rahasid. Mille eest ma maksan? Maja rahad, mis maja ostmise jaoks ma võtsin Swedbankist. Need on ära maksnud, aga autoraha ei ole ma mitte sentigi näinud. Ja no teine asi, kui ma ka küsisin, et mis see põhjus siis oli, et ema pidi võtma tema eest laenu ja siis poeg ütles, et toona olid temal kehvad seisud ja siis ma ütlesin, aga praegusel hetkel on emal täpselt samamoodi kehvad seisud, kas sa aitad klattida ja tema ütles, et tema ei ole nõus seda tegema, sellepärast, et teil on suusad risti läinud. Aga kui temal linnas esimese naisega elas, ta oli Tartus, siis helistab iga kuu ikka mitu korda, ütleme siin niimoodi. Ja kuule, ema, sul on, saada mulle natukene. Ma ütlesin, et ma saatsin oma viimase raha sendid ära talle. Ikka olen halb. Aga väga kurb on seda kõrvalt kuulda. No ongi. Mida ma tegema pean? Kuhu ma minema pean? Metsa minema oksa tõmbama. Ma küsisin täpselt sama asja sinu poja käest, aga tema ütles, et tal on kahjuks ükskõik. No niimoodi, võt täpselt. Nüüd ongi niimoodi, tema mine metsa puu alla või tõmma oksa. Mina ei saa ju sellest aru, et ma läksin sinna sisse. Ülemused, kolleegid, kõik olid ümber ja ma küsisin, et su ema jääb kodust ilma, kas see sind kuidagi nagu ei häiri. Ta ütles, et teil on suhted nii halvad, et tal on sellest ükskõik. Ma ei tea, mis siis juhtunud on, mis teil juhtunud on? Mitte midagi ei ole juhtunud. Mida ma teinud olen? Ma tahan täpselt sama asja küsida. Mida sa oled teinud oma lastele, et üks, teine ja kolmas nagu ei taha sind aidata sel hetkel, kui sind tõstetakse oma kodust välja? Sa oled eakas, haige inimene, sind tõstetakse oma kodust välja, su lapsed ei soovi sind aidata. Mis on juhtunud sul oma laste vahel? Ma ei saa sellest aru. Sa ütled päris ausalt, et sina ei tea. Ma ei saa sellest aru. Mis asja ma teinud olen siis? Et nüüd ükski laps enam ei. Ühesõnaga, kui Gert mulle seal sees ka ütleb, et see situatsioon, kus sa praegusel hetkel oled, et sa hakkad oma kodust ilma jääma, et lapsed ei taha sind aidata, et see on sinu enda valede valikute teema. Kas sina oskad välja tuua, mis need valed valikud siis olnud on? Vale valik ei ole muud, et ma olin nii palju loll, et ma kirjutasin nendele paberitele pimedas autos alla, kui raha võeti või seda autot osteti. No ja raha. Aga kust kohast või mis asja, ma ei tea. Aga miks ta ise ei taha minuga rääkida? Minu eest põgene. Miks? Ma ei kujuta üldse. Mida need lapsed mõtlevad enda arvust? Sama nõutu olen ka mina. Kuna peresuhteid klaarida on ainult asjaosaliste endi võimuses, uurin, kuidas juriidiliselt on Merikesel võimalik sellest olukorrast välja vingerdada. Üks väikene periküla ja seal elab siis üks inimene sees, kelle korter kuidagi sahker-mahker kaudu sattus ühte ettevõtte pankrotti pessa ja tema ka nüüd ei tea, kas ta peab ühel hetkel sealt välja kolima või ei pea. Kui me räägime sellistest ebaatraktiivsetest väikestest korterites Eesti külades, kui suur on tõenäosus, et ei õnnestugi maha müüa seda? Mina ütleks niimoodi, et mitte üks asi ei jää müümata. Kõik oleneb kohast ja hinnast. Ühel hetkel see asi saab ikkagi tehtud ja see õnnetu inimene, kes sinna on jäänud elama, tema ikkagi peaks elama selle teadmisega, et ilmselt tuleb sealt lahkuda. Tal on ka õigus enampakkumiselt see asi ära osta, siis ta ei pea lahkuma. Ja väga paljud minu enampakkumistel seda ka teevad. Lihtsalt ostavad ära selle pinna. No kui selle hinnaga, millega te olete oksjonile pannud, selle kinnisvara, see objekt müüki ei lähe, mis siis edasi saab? Siis toimub hinna alandamine, siis vastavalt sissenõudja ja võlniku sissenõudja avalduse alusel ja võlnikule tuleb teatada, kohtutäituril on õigus hinda alandatada kuni 25% ühe korraga. Ja 25% kaupa läheb nii kaua, kuni asi on müüdud või?
alandada saab kuni selle arestimishinnast on 30%. Alla selle ei tohi, siis tuleb uus arestimine määrata. Mis see tähendab? Uus arestimine, uus hind ja siis hakkab otsast peale. Seega on Merikese ainus lootus, et korteri hind niivõrd palju kukub, et tal oleks see võimalik ise ära osta. Aga ilmselt on seegi täiesti võimatu. Arvestades Merikese iga, sissetulekuid ja asjaolu, et ta ükski laps õlga alla ei pane.